Aga siis tere veel kord. Ma arvan, et vaikselt võib alustada, et võite julgelt jätta siia chatti, kust valdkonnast või sektorist te tulete, kui te kadedad ei ole. Ja siis vaikselt liigume edasi, et ilmselt võib-olla keegi veel laekub või loodame, et laekub, aga ma meile vaikselt alustaks. Et minu nimi on Mihkel. Ma olen siis Venture'i müügijuht ja Venture on siis nii-öelda ettevõte, kes on loonud platvormi Mateeria. Et sellest me siin natuke lähemalt räägime ja lahkame teemat, kui ühtegi viperust sisse ei tule, et siis võiks nagu saada vastused küsimusele, et kuidas müüa veebis tehniliselt keerukaid tooteid. Ja minu soov ongi, et antud webinar aitab teil leida vastused ja lahendused äriprobleemidele, millega te võib-olla igapäevaselt nii-öelda kokku puutute, aga millele te nii palju ilmselt rõhku pole pannud ja ka võib-olla pole mõõtnud. Et vaatame, miks see juhtub, miks tavalahendus ei toimi. Ja toon ka näiteid ühe partneri leal. Et siin on ka mõned küsimused ja mõtted, mis täna võiksid nagu vastused saada. Et miks olemasolevad tööriistad ei toimi teie tootegruppide ja kategooriate jaoks. Mis on teie praeguse tech stack'i siis selline haldamise kulu ja aeg. Ja räägime ka raamistikust, kuidas neid probleeme lahendada ja kuidas peaks tarkvaralahendust äriloogikaga arvestades töötama. Ja lõpus siis meie hea partneri Saku Metalli näide. Et mida enamik inimesi selles sektoris nii-öelda tunneb, aga võib-olla sellest tihti ei räägita. Ja see ongi see, tootmismarginaalid on surve all. Tooraine ei odavne, palgad tõusevad ja enamik teist on juba aastaid tehased tööd optimeerinud. Ilmselt tegelete sellega aktiivselt ka edasi. Kui on üks koht, kuhu väga tihti nii-öelda siis rõhku ei panda, kuhu enamik ettevõtted võib-olla väga tähelepanu ei pööra ja see on kontor. Ja siis kontori öelda olevad müügiprotsessid, et täpselt see, mis juhtub hetkel, kui klient jõuab teie kodulehele. Ja sellele nii-öelda siis järgnev see ahel, et mis hakkab ostusoovist ja lõpeb failide jõudmisega tootmisliinile. Et kuhu need marginaalid siis tegelikult kaavad. Et insenerid on teie kõige kallim vara ja väärtuslikum ressurss, et kõik need numbrid, mis näha, need tulevad uuringutest ja meie oma klientide kogemusest. Et kui palju aega kulub pakkumiste tegemisele, et see number on tõesti üllatavalt suur, ajast umbes pool tööajast ja rahaliselt umbes selline 40 000 eurot aastas. Sõltuvad siis teie ettevõtte eripäradest ja paljudel inimese tööl on, aga kogu see aeg ja raha võiks minna äriväärtuste loomisel seal, kus protsessi automatiseerida tegelikult ei saa või pole veel mõistlik. Seega see on puhtalt meie nägemusel kontori probleem ja sellele lihtsalt tähelepanu ei pöörata. Et võib-olla lihtsalt vahelduseks ja mainin ka, et kui julgelt on küsimusi või midagi, et siis võite kätt tõsta või midagi selgusetuks, et lõpus saab nagunii küsida, aga kui tuleb ka vahepeal küsimusi, et feel free. Siis selline marginaali probleemi kõrval teine surve tuleb otse kliendilt, et 80% B2B ostetest ootab põhimõtteliselt sama kogemust, millega nad harjunud oma igapäevaseid oste tegema. Et ma ei tea, kas te olete palju selle peale ise olete mõelnud, aga mina ütlen ausalt, et mina isiklikult eelistan küll pigem sellist iseseisvat ja mugavat kasutajakogemust, et vahet ei ole, kas ma siis olen kuskil mingite keerukate toodete lehel või lihtsalt tellin endale uued sporditossud. Et sellel lõhel on nii-öelda reaalne kulu, et on pikemad müügitsüklid, puudub siis kliendisõbralik kasutajakogemus ning kliendid lihtsalt liiguvad kuskile mujale, kuna protsess on nii-öelda see ostu-müügiprotsess kipub olema liiga aeglane või
pehmelt öeldes ka tüütu. Aga samas te ise tegelikult seda probleemi ei ole loonud, et teie tooted ongi keerulised ja vajavad nii-öelda siis sellist teistsugust lähenemist. Et natuke ka võib-olla sellest, et miks siis need olemasolevad lahendused ei tööta väga hästi, et see ongi puhtalt algab nii-öelda kategooria erinevust, et teie toodet puhul peab arvestama dimensioonidega, ma ei tea, materjalidega, konfiguratsioonidega ja kõiksugu muude siis variatsioonidega. Need kõik mõjutavad hinda, tarneaega, tootmist ja et seda infot kätte saada, et seda infot saada on vaja saada enne kätte, kui mingi nii-öelda lõplik otsus toimub ja mis see läheb. Et e-kaubanduslahendused, mis praegu nii-öelda kätte saavad on tegelikult mõeldud lihtsamatele toodetele nagu T-särgid, meil ongi 15 variatsiooni, seal suurus ja ma ei tea, värv, aga tegelikult teie müüte ju puhtalt midagi muud. Et see ei ole tegelikult tehnoloogia saamatus, vaid lihtsalt see on vale tehnoloogia saadavus ja hetkel lahendab üks tehnoloogia ühte probleemi ja mitme probleemi jaoks tihti kasutatakse mitut tehnoloogiat traageldatud üheks. Võib-olla siis natukene probleemist lähedamalt või sellest nii-öelda siis ahelast, et kui külastaja saabub teie saidile, on selline ostumõte võib-olla isegi peas või tahab lihtsalt ringi vaadata pilte ja võib-olla saab liigutada isegi pilte, on sellised nii-öelda visuaalsed 360 või mingid lahendused, aga samas kõik muu on selline klanki, siis ütleme, et ja kuna need lahendused, mis teil on praegu nii-öelda selle kodulehel pakutavad, mis on siis võib-olla ongi need nii-öelda tavajaekaubanduslahendused, need lihtsalt ei tööta, kuna neil puudub esiteks CAD-i tugi, failide tugi, on raske tekitada selline dünaamiline siis hinnakujundus, konfiguratsiooniloogikat ei ole võimalik sisse panna nii täpselt teie tootele vastavalt ja tootmisandmeid on tegelikult suhteliselt võimatu kätte saada ja vaja on tihti kõiki tehinguid siis nii-öelda käsitsi üle kontrollida, et võibki tekkida selline sein vahel, et ühel pool on klient, kes tahab saada infot, aga ta nii-öelda ei saa seda ostu jaoks vajalik infot ja siis teisel pool seina olete teie, kes samamoodi tahab infot, mis on siis vajalik tootmise jaoks, et seal tekib selline väike sein vahele. Edasi vaatame siis võib-olla lahendused, mis on tihti kasutusel praegu, mida me oleme näinud oma nii-öelda klientide näol, et kes on meie juurde tulnud, et milline nendel see selline lahenduste või tööriistade kasutus on, et kindlasti paljud olete kuulnud meid Shopify'st või WooCommerce'ist, väga tihti on ettevõtetel kasutusel WordPress, et need tööriistad ei tööta tihti sellepärast, et neil lihtsalt puudub nii-öelda see CAD-i tugi, eelmainitud on ainult staatilised hinnad, ei ole võimalik sisestada konfiguratsiooni loogikaid, siis kui mõelda nii-öelda CPQ lahenduste peale, et need on loodud tegelikult lihtsate teenuste ja toodete müügiks, aga nad ei tule toime tehniliselt keerukate toodete, nagu siis, mis on nii-öelda teie tooted ja on ka veel väga palju Exceli konfiguratsiooni lahendusi, mis on jäänud nii-öelda vanast ajast, on sellised legacy'd, et need on väga muljetavaldavad, tihti peab tunnistama, aga samas need on ebastabiilsed, neid on keeruline hallata ja on need ei sobi väga klientidele näitamiseks ja tihti vahest on nii-öelda kellegi poolt loodud ja kui see inimene lahkub, siis võib ka see Exceli süsteem natukene kokku variseda. Ja siis ka niisama inimene ERP-moodulid, et need on tegelikult loodud puhtalt tellimuste haldamiseks, mitte siis nii-öelda klientide konverteerimiseks, et
ma ei taha väita, et lahendused oleks halvad, nad lihtsalt ei ole mõeldud teie toodete eripäradega, et sama võib mõelda, et ma ei tea, teie palu oma töömehel ka lüüa naela seina saega, et põhimõtteliselt see töötab, aga kokkuvõttes mis hinnaga nii-öelda. Ja räägime ka natukene varem mainitud sellest traageldamisest, ehk siis teie tech-stack unenäost, et väga palju üritatakse ühendada nii-öelda erinevaid veebi või siis CMS lahendusi tootehaldusega, sinna veel peale lisada külge mingi CPQ, siis veel võib-olla CAD-i tööriistu, ERP-lahendused ja loodetakse, et kõik kuidagi töötab selline ja suhtleme omavahel natukene nagu ehku peale, et mitu tööriista siis ühe töövoo katmiseks, et lapsepõlvest me kõik mäletame telefonimängu, et see, kes alustas, see lootis, et viimane sõber annab edasi sama info, mis nii-öelda alguses oli. Ja siin praegu teie selles nii-öelda teie ahelas see viimane sõber on tegelikult tootmine, et väga tihti võib juhtuda, et lihtsalt õige info ei jõua tootmisesse ja on sellist edasi-tagasi möllamist väga palju. Ja siis see tekitabki sellise kuluahela, kus on sul 5-7 tööriista ühe töövoo katmiseks. Sinna võib minna kuni 10 000 eurosid aastas puhtalt nende tööriistade ülalpidamiseks, nende tööriistade haldamiseks ja endiselt peab keegi kulutama aega selleks, et kui ahel või midagi juhtub seal, et ma ei tea, kas ahel katkeb või keegi peab midagi seal parandama, et see on ka puhtult aega kulu tegelikult, et teil lihtsalt tegelikult ei ole selline äri siis toetav lahendus, et teil on põhimõtteliselt süsteemi halduses tekkiv peavalu. Siin siis võib olla selline väike võimalus, kuidas võiks mingi lahendus või milline peaks välja nägema tegelik lahendus, kus kogu see voog, see ühtne voog oleks automaatne, et siin jookseb meil väikene selline videokene meie koostööst Valeniumiga, kus nemad siis ehitasid endale nii-öelda fookusruumi mooduli, 3D mooduli, kus siis klient saab ise sättida vajalikud konfiguratsioonid, asjad ja siis nende müügitiim saab kõik nii-öelda ise sealt kätte. Et selle kogu eesmärk ongi tegelikult muuta see nii-öelda see voog või ahel automaatseks, mitte just kiiremaks, mis on tegelikult siinkohal tähtis, et vaid just automaatseks, kus siis tegelikult klient konfigureerib toodet, süsteem arutab siis seal reaalajas vastavalt nende konfiguratsioonidele selle hinna ja teie siis müügitiim saab selle pakkumise nii-öelda automaatselt. Ja siis on ka see nüüd, ütleme, kui pakkumine tuleb, et tihti võite jätta selle otsu, nii-öelda saab klient ka otse selle konfiguraatori peal hinda näha, aga tihti kasutatakse seda võimalust, et ikkagi müügimees vaatab selle nii-öelda hinna veel viimast kord üle. Aga põhimõtteliselt seal on selles kogu selles tsüklis on ka see tähtis, et kui see kõik nagu on pakkumine on loodud, siis samal hetkel, ja see on ka natukene osa, mis me näeme, et on väga tähtis, on, et genereeritakse tootmisvalmis failid, et siis põhimõtteliselt toode tegelikult pole ainult ekraanil, nagu siin on näha, vaid siis nii-öelda taga või back office'is on ka see valmis tootmiseks, et see ongi siis see raamistik, millest me kõik nii-öelda lähtume, et kui me midagi nii-öelda ehitame, et see raamist on kõige alus, et kõik samas praegu, kõik see ärne, mis me ka näitame, et tugineb nagu siis sellele ideele. Et mis siis tegelikult päris muutub, selle võib võib-olla natuke konkreetsemaks teha, et siinkohal ma vanaviisil väga ei peatuks, kuna seal hetkel tegelikult toimetate suurel määral, et siin tegelikult ei ole nii-öelda kordamine tarkuse ema, et ma pigem fokusseeriks selle uuele viisile, et siis see ongi koht, kus siis süsteem genereerib pakkumise, tootmisfailid genereeritakse automaatselt samal ajal, et üks platvorm siis tegelikult katab täieliku tsükli ja tänu sellele müük saab toimida täiesti sõltumatult.
ning see viimane punkt ongi tegelikult selline struktuuri muutus, mille peale võiks siis nii-öelda ettevõtte mõelda. Et see tekitab sellise meeskonna või siis müügimeeskonna, mis suudab nüüd käsitleda mahtu, mis varem oleks nõudnud palju rohkem inimressurssi või mis iganes edasi-tagasi möllamist. Et põhimõtteliselt natuke võite ka seda mõelda niipidi, et mida selline automaatne süsteem teie ärile tegelikult tähendaks, et automatiseeritud 24/7 tundi töötav müügiprotsess, et ilmselt see on selline koht, mida huvitab kõike. Nüüd ka natukene lähtepunktist, et tihti on lähtepunkt vale. Et enne kui me lähme selle meile lubatud nii-öelda näite juurde, üks oluline mõtteviisi muutus, mis peab tegelikult ettevõttes juhtuma, et küsimus ei tohiks olla, et kuidas me oma praegust protsessi kiirendame, vaid see, et kuidas te ehitate süsteemi, kus protsess töötab täiesti iseseisvalt. Konfiguratsioonilahendused, nagu me selle ennega selles väikses videos nägime, see Valenumi näite puhul või kohe järgnevas, et konfiguratsioonilahendused ongi tegelikult hästi struktureeritud süsteemi tulemus. Ja alustama peab tegelikult vundamendist nagu ma ei tea, igal maja ehitusel. Et need etapi haaval sa jõuadki tervikliku lahenduseni ja nagu küsimusele esitatud sai, et eesmärk ei ole kiirendada, vaid eesmärk on ehitada protsess, mis töötab iseseisvalt. Siin siis võib-olla nendest etappidest natuke lähedamalt, et süsteem saaks hakata siis automaatselt tööle. Et kõik siis nii-öelda ilusasti toimiks, peab olema paigas 3 asja. Siis esiteks on tooteloogika on defineeritud, iga reegel, mis on teie inimeste peas, inseneri peas, müügimehe peas, peaks olema nii-öelda siis rakendatav süsteemis ja peab süsteemi kirja minema, et siis sealt on võimalik, pärast seda on võimalik tunnetada nii-öelda hinnareeglid või panna struktuuri hinnareeglid, et siis süsteem arutab, mitte inimene ega Excel, et kui tegelikult loogika ja süsteem on paigas, et siis on matemaatikaga iga kord täiesti täpne ning selle nii-öelda loogika ja tooteloogika ja hinnareegli väljund on siis otse ühendatud tootmisega, et ahela lõpus pole vaja käsitsi midagi üle anda, et kõik siis töötab sellise ühe voona, millest ka me varem rääkisime, ja tahan ka siinkohal olla tegelikult aus, et see ei ole selline plug and play paigaldamine, et tooteloogika süsteemi viimine on töö, aga kui see on tehtud, töötab protsess automaatselt iseseisvalt edasi, et see ei ole niivõrd kuivõrd IT-projekt, et see on ikkagi selline müügi infrastruktuuri projekt. Siin on siis nii-öelda lubatud selline päriselu näide, et Saku Metall, et kui nemad meie juurde tulid, siis nendel nii-öelda see pakkumiste protsess oli selline manuaalne, edasi-tagasi e-kirjad, tootmisfaile tehti käsitsi ja palju nii-öelda revisione muudatuste kohta või tellimuste kohta, et see kõik võttis tihti 2-3 nädalat aega. Aga pärast, kui need nii-öelda siis Materia platvormi endale integreerisid, muutus see kõik 160 korda kiiremaks ja ma arvan, et see on väga muljetavaldav, et 2-3 nädalalt 2-3 tunnile. Et kui rääkida nii-öelda investeeringu kasvusest, siis neile oli see umbes selline 3 kuuga ja siinkohal ma jälle tahaks rõhutada seda, et asi tegelikult pole nagu nii-öelda kiiruses, vaid selles iseteeninduse määras, mis nende puhul on nüüd 90-95% vahel, et võite mõelda ise, mis see teie ettevõttele tähendab, et see on püsiv struktuuri muutus. Et Materia koosneb tegelikult 2 tootest, mis töötavad siis nii-öelda palju mainitud ühtse süsteemina juba, et Storefront, Materia Storefront on siis nii-öelda front-end,
See on see, millega teie kliendid ja müügimeeskond suhtlevad võib-olla rohkem, et seal on veebipood, konfiguraator, võimalik on lisada partneriportaal ja siis Materia Hub, meie nii-öelda back-office'i süsteem on siis, kus asub PIM ja CMS ehk siis veeb, et kus siis kogu tegelikult see tooteloogika ja hinnastamisstruktuurid ja failide genereerimine automaatselt, et kõik see nagu toimub seal Materia Hubis ja siis samas kõik andmed, mis seal tekitatakse, need voolavad teie ERP-i, et Materia ühendub sellega, et me kindlasti ei asenda teie ärijuhtimissüsteemi, lihtsalt asendate kõike seda, mis jääb nii-öelda kliendi toote ostuotsuse ja ERP-i siis kande vahele. Ja mida siis nii-öelda kokkuvõtlikult asendab, et tulevikku te juba teate, me vaatame ikkagi tulevikku, aga et sinna jõuda peabki teil see müügiprotsess töötama ühtse platvormi ja süsteemina. Materia on loodud selleks, et sinna tulevikku jõuda, seda tulevikku ehitada. Me alati lähtume teie äriloogikast, kindlasti me ei paku mall-lahendust ja mingil, et siit kaasa võttes, et võtkegi see, et kas see müügiprotsess on see, mida te tahate muuta iseseisvaks, et võib-olla lõpetuseks ka nii-öelda 3 sellist ausat küsimust, et kas teie siis müügiprotsess saab olla efektiivsem, et kas te soovite pakkuda klientidele ja partnerile sellist nii-öelda mugavat iseteeninduslikku kogemust ja alati see kuldne küsimus, et kas te soovite oma käivet kasvatada, et ütleme siis, need on need nii-öelda 3 küsimust, mis on Materia keskseks, et seda me soovime klientidele aidata nii-öelda lahendada ja vastused leida ja siis ka automatiseerida ja see ongi siis selline meie presentatsioon, et kui teil on näiteks küsimusi, ma arvan, et selline hea hetk, võib-olla on küsimus küsida, võite julgelt küsida. Küsimusi tegelikult otseselt ei ole, siis ma veel lõpetuseks mainin seda. Jah, tere Janek. Tere. Kuule, mul on. Ma võib-olla magasin selle esimesed 7-9 minutit maga, eks see tuli natuke hiljem, võib-olla millestki olulisest ilma, et võib-olla sellepärast ei saanud täpselt aru. Kas sa põhimõtteliselt pakute praegu mingi platvormi, mis põhimõtteliselt teeks selle kogu konfiguratsiooni ja hinnapakkumise nii-öelda ühes kohas ära või ma ei saanud ausalt öelda, mul jäigi segaseks natukene, et mida sa nagu... Ja, täpselt niimoodi, et see ongi, seal on meil nii-öelda see Materia Storefront on siis, eks ju, see nii-öelda siis frontendi pool või see nii-öelda siis, sõltuvalt kus sektoris te töötate. Saate nii-öelda, inimesed saavad selle kodulehel seda 3D nii-öelda konfigureerida või siis, ja siis teie siis Hub seal automatiseeritult tänu sellele, et te olete kõik need nii-öelda reeglid, loogikad, asjad paika pannud, et siis... Sa räägid 3D-s konfigureerimist või? Kui ses suhtes jah, nagu kui te, ma ei tea, kas te nägite neid väikseid neid luupe ka Sakumetalli näitel, või siis selle Valeniumi näitel, et ma käisin Sakumetalli kodulehel ka vahepeal, ma ei näinud seal mitte midagi. Võib-olla see on neil kuskil peidus. Aga mis küsimus on lihtsalt see, et esiteks 3D ju eeldab ka seda, et sa oled tohutult tööd teinud põhimõtteliselt nende toodete juba 3D-sse panemine. See ei ole ju ainult, eks ju, objekti loomine kui mingisuguses disainiprogrammis, vaid see reaalselt mingi tekstuuri. Muidu tast tekib mingisugune tilu-lilu, ütleme visuaalselt. Sa pead ju ses suhtes, ega see, nagu me sellega vahel mainisid, eks see kogu protsess sinna viimine ongi selline nii-öelda, see vajab ka nii-öelda teie ettevõtte poolt sisendid, et meie küsime need õiged faile, siis, aga meie süsteem, meie siis arendajad ja inimesed arutavad ja panevad kokku need täpselt, kui te siin seda Sakumetalli näidet, see on nagu puhtalt loodud, siis Sakumetalli sisendi puhul nende failide, mis on neile tähtsad, ehitatakse see kokku, et ilmselt ma arvan, et sõltuvad, ma ei tea, kus sektoris te toimetate? Puidu.
ja teil on mingi moodulmajad või? No päris ei ole moodul, aga idee poolest nad on suhteliselt standard, nagu ikka tootmine, et suhteliselt standardiseeritud asjad, eks ju, ja küsimus on lihtsalt, eks ju, kuidas seda nagu ühtseks saada. No tegelikult see ei ole seal mul nii palju küsimus, lihtsalt ma täna ise olen teinud mingit asja või teen nii-öelda, ma tahtsingi näha, et kuidas sa seda pakud, et ma ei ole ju sinna teie asja sisse näinud, et idee poolest on seda kõike võimalik täna ju nii vähemalt WooCommerce'i ja VP puhul küll kõikide pluginite ja ostetavate ja muude asjadega võimalik teha, nii et täiesti filigraan. Eks seal tekibki see nii-öelda see lõputu erinevate pluginide ja asjade ahel, et midagi läheb jälle vaja update ida või läheb katki, et meil ongi nii-öelda kõik see ühtne platvorm, et seal ongi see vahe, et sa ei pea nii-öelda möllama nii-öelda WooCommerce'i mõttes siis, mis on loodud tegelikult puhtalt e-kaubandusel särkide ja pükside ja piltide müümiseks, vaid meil siis ongi see, teie toote failid, et siis kõik see toode konfigureeritud asi jõuaks sinna. Ei, ma olen nõus, aga seal on ju korralikke konfiguraatoreid on ju täiesti olemas, et ma olen juba ka katsetanud ja täiesti töötab. Sõltubki, mis teie see, nii-öelda see äriloogika vajadus on, et kui te tahate, et see protsess oleks voolav ühel platvormil, et ei peaks seal tegema, nagu te mainisite, erinevaid plugineid, vaid tuleks nii-öelda ongi ühes ahelas, et üks lahendus, siis me oleme nagu õige selle jaoks, eks ju, et saate nii-öelda klient saab kogemuse, müügimeeskonnal on oma keskkond. Sul võib täitsa õigus olla, ma lihtsalt korra segan vahele, aga ma ei näinud seda sinu flow, et sa oleksid näidanud mulle nagu user case'i nagu reaalses mingisuguses tootes. Et kui ma oleks seda näinud, siis ma oleks võib-olla sellest tootest rohkem aru ka saanud. Ma ütlen ausalt, ma ei saa mitte midagi aru sellest praegu. Et selles mõttes, et ma olen üsnagi professionaal tech-alal. Enne pikalt nagu ikkagi töötanud sellel ajal, et ma oleks tahtnud näha, et mis see user case klassikaline nagu seal oleks olnud otsast lõpuni, et mingi vennikene tuleb, konfigureerib toote, sa teed sellest tõenäoliselt, eks ju, mingisugused failid, no ma saan aru, taga on standardiseeritud mingisugused tootmisasjad, nendel on hind ja asi teada, eks ju, oma hind, müügihind ja nii edasi, sa paned need kokku, loogiline tekib arvutamine, pakub sealt välja, mis ta teeb sellest pakkumise, kas ta teeb sellest reaalse pakkumise samal hetkel ja tööfail siis tootmisesse või tootmisesse jäetakse teda mingisuguse viivituse, kus enne on accept saadud, kas see aktsepteeritav fail nii-öelda muudetav ja nii edasi, sa enam-vähem, ma arvan, saad aru mu küsimustest. Ma seda osa ei näinud, nagu ma oleks seda tegelikult tahtnud näha, aga okei. No ütleme, meil ei olnudki see eesmärk siin nii põhjalikult seda tsüklit, meil oli selline, praegu ongi eesmärk oli näidata selline üldine võib-olla mõttemalli muudatuse suund ja siis nii-öelda lõpetuseks ma olekski siin nii-öelda üleskutse olekski, et need, kellel on nii-öelda rohkem huvi, saab teha kas siis üks kõne, kus me räägime täpselt teie siis tööd nii-öelda kategooria ja toote ja sektori loogikast täpsemalt. Kindlasti nii-öelda nendel, kes on registreerinud, ma vaatan ka nende nii-öelda kodulehed üle, kirjutan sellise võib-olla personaalsema e-maili, et see praegu see tegelikult webinari selline üldine mõte oli tegelikult näidata, mis on võimalik, et kui me hakkaks ja läheks täitsa sügavuti, et siis see oleks teine nii-öelda webinar, võib-olla see ongi webinar 2, et ses suhtes mingil määral see on väga hea tagasiside, et tulevikus võib-olla ongi teha puhtalt nii-öelda selle mateeria, et kuidas siis see tehniline pool on, et see pigem oli selline müügiprotsesside loogika muutmise eesmärk on siin. Ja selles osas oli kõik arusaadav. Aga ma võin sulle ise otse kirjutada, saame midagi kokku leppida ja siis juba täpselt näidata, et tegelikult oleks lahe. Jah. Et meile lõpetuseks, kui siin rohkem küsimusi ei ole. Mul on ka üks küsimus, ja. Tere. Tervist. Ma teen ise selle Saku Metalliga koostööd ja me tegeleme moodulite tootmisega puidust. Küll soojakud, aga nüüd siin on 10 000 pluss valikus nüüd selle Saku Metalli ukse puhul. On need hinged või värvid või aknad või paistavad läbi või paistavad, kus nad asuvad, kui suured nad on. Mis lukustussüsteemid? Kas see, mis te nüüd Sakuga siis nii-öelda see edulugu oli, kas seal siis nagu valisite välja mingi toote, kus te lasite valikusse mingi sellest 10 000 siis otsustasti tee või Saku otsustas, et enne toote puhul me lubame neid valikuid täpselt nii palju
ja eritooted siia alla nagu lihtsalt ei... See on hea, me oleme soovitanud teha seda just etapi haaval, et Saku Metall valis just selle tootekategooria, mis neil nii-öelda kõige rohkem tüütum oli, aga samas on selline kõige võib-olla loogilisem alguses, et sinna nad ise siis valivad täpselt, mida klient saab nii-öelda konfigureerida. Et see on kõik puhtalt ettevõtte enda otsus. Aga seda ma tahtsin küsida, kui kaugel sinna jõudsite, tegite nüüd selle ühe näite ära. Ma tean, nende tootevalik on suur. Mis edasi? Mis täna seis on näiteks Saku Metalliga? Mind just huvitavad need edulood, et kuhu te jõudsite, mis sellest sai ja mis on järgmised sammud. See võib-olla oleks selle müügide põhiline osa. Täna on neid kõik, mis puudutab IT-arendus, siis vähe neid, mis nagu valmis saavad. Valmis. Edulugusid. Ma mõtlengi, et see nende praegune eesmärk oli just tõstetav uks, eks ju. Nad teevad praegu, ma saan aru, nii-öelda brändi mingit muutust, kus neil rõhk läheb, aga siis nad praegu see on meil olnud laivis selline, põhimõtteliselt ongi 3 kuud. Nüüd nad siis mõtlevad, kas tuua mingi teine asi ka sinna, kuna lihtsalt nende jaoks oli see tõstetav uks oli kõige loogilisem. Okei, see tähendab, et ma veebilehelt, just eelnev kõnele, ma näen Jaanek, jah. Ütles, et ta ei leidnud seda sealt, et hea meelega näpiks siis ka. Korraks segan vahele, vabandust, Kaur, mina ja Venture'ist, et tegelikult see on veebilehel neil olemas, et eestikeelsel ja ingliskeelsel ja on seal nii-öelda lehel ja kui sa valid garaaži ukse, siis seal on ka link, et mine konfigureerima. See on olemas ja seal lihtsalt tuleb võib-olla natukene kaevata, et nad on selle kavalalt ära peitnud. Selge. Ma lihtsalt lähtusingi sellest eelnevast. Ma ei ole ise seal käinud, ma nüüd lähen vaatan siis. Et see on muidugi nende enda veebi üles ehitused, kuidas ma nüüd üles leian, kus minna. Okei, garaaži uksed. Ja täna ongi garaaži uksed seal, et neil on metalluksed ja profiiluksed ka. Need on järgmises skoobis, et need lihtsalt korraga ei olegi mõtet teha kõike. Esimene skoop oligi garaaži uksed ja siis järgmised asjad omal ajal, siis kui on aeg omal kohal. Mis see nende tagasiside on, kuhu nad siis jõudsid või mis nad sellest said nüüd siis, et kas see garaaži ukse, kui ma täna saadaksin päringu, siis ma põhimõtteliselt saan kohe vastus? Jah, sa saad automatiseeritud e-maili vastuse. Neil ei ole lahendatud see check-out'ina selles mõttes niimoodi, et sa saad kohe krediitkaardi külge panna. See on ka võimalus. Hinda näevad nemad, sina ja kliendina ei näe. Müügiinsener võtab sinuga ühendust, aga müügiinseneril on kogu konfiguratsioon, POM, kõik teada, hind teada. Et põhimõtteliselt helistab sulle, ütleb, kuule, su garaaži uks, kollast värvi, maksab 1000 automaatikaga, kas tahad? Ja siis, et see check-out'i protsessi saab lahendada väga-väga mitmet erinev moodi ja see on alati kliendi spetsiifiline. Osad tahavad panna krediitkaardi andmed, telli, that's it. Teistel juhtudel, et saada pakkumine, automatiseeritud pakkumine välja, kus on number peal. Osadel on lihtsalt, et sa saad konfiguratsiooni andmed, aga müügiinsener saab selle hinnainfo. Et meil pole vahet, meil on selles suhtes erinevaid use case läbi käinud. Et kui minna näiteks ühte sellist konfiguraatorit vaatama nagu Inore.eu, seal on Pireti konfiguraator, siis seal on kohe hind olemas ja ka delivery time olemas. Et erinevad use case'id selles suhtes. Okei, no ma ütleks, see on Saku Metalli probleem, et selleks, et seda garaaži just see konfiguraatorit üles leida, peab ikka kõvasti vaeva nägema. Aga... Tänuks tagasisidest, et annan neile ka teada. No ma ütleks küll nii, et ma oleks lõpetanud poole pealt, aga kui sa ütlesid, et on olemas, siis ma mõtlesin, et selge. Lähme siis otsime ta üles, peab olema. Okei, aitäh! Kas on veel küsimusi? Et kui küsimusi oled, siis nagu ma enne ka vaikselt mainisin, et ilmselt
vaatame nii-öelda teie emailide järgi üle, kes kust siia kohale tuli, et võib-olla saame natukene personaalsemalt kirjutada ja siis, kui endiselt huvi on, et võib juba täpsemalt rääkida ja vaadata teie äriloogikale peale ja soovidele vajadustele. Kindlasti ma veel mainiks, et me oleme tihti ka ettevõtted olnud sellel nii-öelda EISI digitaliseerimis teekonnal kaasa nii-öelda partnerina. Et kui kellelgi see on nii-öelda plaanis või soovib oma digiteed protsesse läbi selle nii-öelda arendada, et siis võib ka sellel teemal rääkida, et kui nüüd varsti ilmselt te saate ka kogu selle webinari nii-öelda video ja slaidid saate endale emaili peale, et siis ilmselt sinna paneme kaasa ka muud informatsiooni. Et ühesõnaga, et kokkuvõttelt ma lootsin, et te midagi õppisite siit, võib-olla natuke aitas teil mõttemaailma muuta, kuidas võiksid asjad käia müügiprotsessides ja julgelt kirjutage või kas või helistage, kui tahate asjast lähemalt kuulda. Kuule, Mihkel, üks küsimus kiire veel vahele, kui kõik juba lõpetada. Esiteks aitäh. Ja kui saladusele, millest te progesite selle siis? Reactis või millest te teinud olete selle? Seda võib-olla Kaur oskab vastata paremini. Mina ei hakka siin võib-olla ärisaladusi niimoodi avaldama. Seda ütleme personaalsel kohtumisel juba. Okei, hea küll. Okidoki. Aitäh. Et ühesõnaga, mina tõmbaksin otsad kokku, teile tuleb infot ja loodetavasti kohtume juba siis mingi teine kord. Minu poolt kõik. Aitäh teile! Aitäh!